Tere õhtust, head ja ilusad inimesed, kes te elate Pärnus või te olete tulnud siia oma suve veetma. Teid tervitab täna õhtul pasunakoor. Õnn tuli õuele! Ja tõepoolest, õnn on saabunud täna Pärnu õuele, sest et pasunakoori kauaoodatud kontsert on käes. Ja nagu nägite, viimasel hetkel tuli meelde kirikumaks ära maksta ja näete, mis juhtus. Täpselt kell 6 jäi sadu järgi, pilved hajusid, ilm muutus taas helgeks ja loomulikult me oleme tänuvõlgu ka teile, armas publik, kes te olete tulnud meid täna õhtul siia kuulama. Mängime täna oma paremikku, oma muusikapaladest, mida oleme siis aastate jooksul selgeks õppinud või kui selgeks see selgub täna õhtul. Esimene oli tore valsilugu ja meil on ta siis pealkirjaga valss number 4. Nii et kui maailmas hakati valssi kirjutama, siis see valss oli 4. valss. Nii et ta on päris vana lugu. Aga järgmine lugu on Saksamaalt pärit ja kannab pealkirja Roosmari polka. Ja loomulikult me tunneksime ennast ülihästi, kui te näiteks lööksite tantsu meie pasunakoori saatel, sest seda võimalust on ainult neljapäeviti siin Koidula pargis. Daamid ja härrad, pasunakoor on lõuele Roosmari polka!
selle südant soojendava aplausi eest, sellepärast et aplaus, lilled ja honorar on see, mis alati muusiku südamele suurt rõõmu pakuvad. Ja järgmine muusikapala on hoopis teisest puust. Ja see kannab pealkirja Sepa jutustus. See on lugu, mida iga eestlane on kuulnud Eesti Raadio meeskvarteti esituses. Ja meil laulab seda noor ja hakkaja laulumees. Pange palun käed valmis aplausiks, Arnold Sanglepp. Kui sirgusin veidi, siis arvas mu ta, et Sepp sellest poisist ehk kuidagi saab. Nii meistriga äsi ees kokku lõin käed ja algas mu esmane töömehe päev. See oli nii. Ja kõr ees säde meist põlenud põld. Ja oi, minust õpipoiss sai. Minust õpipoiss sai. Et selliks ma saaksin siis eksamitöö. Sepp arvas, et jalusse maha mind löö. Mul kirp anti rautada olevaid mees ja hüppajale rauad sa parajalt tee. See oli nii. Ja kõr ees säde meist põlenud põld. Ja oi, kirp rauad sai. Kirp rauad sai. Kord uus aasta öösel, kui märatses torm, mu ees seisis saatan, nii sünge ja morn. Ta kurtis, et sakstel on häär päris pall, läheks tantsiks, kuid rauad on kulunud all. See oli nii. Ja kõr ees säde meist põlenud põld. Ja oi, saatan rauad sai. Saatan rauad sai. Nüüd lõppegu poisid, kõik naljad ja jutt. Meil aega on vahe ja töödega rutt. Siin vankrile rehvid ja saaled all, siin külvikul taldrikud viltu on all. See on ju nii. Ja kõr ees säde meist põlenud põld. Ja oi, tööpõld on lai. Tööpõld on lai. Tööpõld on lai. Daamid ja härrad, mehed ja naised, see noor sirge mees nagu mastimänd on Arnold Sanglepp. Jätke see nimi endale meelde ja võib-olla ta tuleb laulata täna veel, aga sutsukene hiljem. Eks neid vanu häid aegu on olnud palju siin Eestimaal. Siin on olnud taanlased, rootslased, sakslased ja mongolid, tatarlased, keda iganes, isegi venelased on siia oma kanda kinnitanud. Aga nüüd on õhk puhas ja me võime neid kaugeid aegu meenutada suure rõõmuga, kui oli veel Rootsi aeg ja Karl 12. ratsutas läbi Rüütli tänava, nii et kaviarauad ragisesid.
Rootsi valss. No nii, ilm on endiselt ilus, süda on soe, kui vaatad see suvist Pärnust. Pärnadel on õied küljes, tilguvad mett. Donna Clara, keda kõik mehed ihaldasid. Ja lõpuks sai üks õnnelik ta endale. Ja see oli Jerzy Peterburski, kes on selle loo kirjutanud. Nimelt tema abikaasa on siis Clara Peterburski. Ja sellest see lugu.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Jah, mõni muusikapala kohe sobib, nii kui mustikas karutordi peale siia Pärnu suve õhtusse. Ma usun, et teil on juba õhtused plaanid tehtud, kuhu minna ja me loodame, et meie muusika annab teile väikese romantilise tõuke õhtu veetmise osas. Sest järgmine muusikapala kannab pealkirja Fiesta Bianca ja loomulikult see on Federico Fellini aegamatu filmi muusika, mille on siis loonud Samuel ja Whitcup. See on rumba, foxtrot ja otsustage ise, kas te tantsite selle järgi rumbat või foxtrotti. Daamid ja härrad, Itaalia pala Pärnu suveõhtus Fiesta Bianca. Suur tänu ja selles loos mängisid soolopartiisid klarnetil Erik Reinhold, flüügelhornil Jaak Elling ja kornetil meie pasunakoori abidirigent härra Priit Aimla.
Igaks juhuks tuletan meelde, et laval on pasunakoor. Õnn tuli õuele! Nii, nüüd kolime hetkeks Tiroolimaale ja seal käivad hoopis teistmoodi tantsud. Vutsid on kogu aeg vahused, rasvane seakoot hammaste vahel ja lood ja laulud on märksa lustakamad. Daamid ja härrad, mehed ja naised, Tirooli polka! Tähelepanelik kontserdi-külastaja pani tähele, et joodelpillil laulistele haltsnud. Ja tänapäeval seda joodlapilli kuuleb väga harva, sellepärast et joodeldajad, eriti siin Põhjamaal, väga palju ei kohta. Aga mõned siiski ja selle üle lihtsalt tuleb rõõmu tunda. Ja järgmine muusikapala on samuti tango lugu ja selle on armsaks laulnud eestlaste kõrvade jaoks ei keegi muu kui Heli Lääts, aga uurides ajalugu siis tuli välja, et esimest korda eesti keeles laulis seda lugu hoopis Artur Rinne. Aga meil laulab seda laulu meie võluv flööditar Elo Keskküla.
daamid ja härrad, see võlumdaam on Elo Keskküla. Milline kaunis hääl. Ja soolot mängisid tagareas meil 3 tenorit baritoni, Raida Koppel, Jean-Marie Lenarts ja Teet Suursild. Müts maha ka teie ees. Tublid poisid. Oi-oi, nüüd läheb põnevaks. Järgmisena tuleb ettekandele üks Ameerikamaalt pärit mõnus kantrilaul, mida on natukene džääsi poole nügitud. Ja see on üks põnev pillilugu, sellepärast, et siin on huvitavaid soolosid ja isegi üks laulumees tuleb korraks teie ette, kes ta on, las jääb hetkeks saladuseks. Daamid ja härrad, The Old Spinning Wheel ehk siis eesti keeles vana vokiratas. Daamid ja härrad, soolo klarnetil Erik Reinhold ja salapärane laulumees tagareast Hans Nuut. Nii, järgmine muusikapala on tore meenutus suviselt Tiroolimaalt, kus trompetid annavad üle oru naabrikülameestele teada, et täna õhtul lüüakse õllevaadil punni eest ära
või et ta on meie külas pidu, tasub kohale tulla. Trompeeten Echo ja see on polkatants, nii et laske aga polkalust enese seest Koidula pargi sillutuse kivisid lihvima. Soolo suurel trummil, Terje Jüriööte. Ole hea, paneks pauk veel, vaatame. Assanuga. No oli see vast hea pauk. Aga nüüd taas tuleb teie kõrvu silitama noorherra Arnold Sanglepp ja räägib teile sellest. Number 9, vabandust. 8. Tuleb räägib teile sellest, kuidas ta on tõeliselt armunud. Arnold, kas oled valmis oma tunnetest rääkima? Oi, väga. Daamid, pange taskuretikud valmis. See on siis muusikalist Suudlemind Kate ja lugu kannab originaalis pealkirja So in Love. Ma olen nii armunud. Siis kõik me
Aitäh, Arnold. What a perfect love for evening for love, jah. Milline haruldane õhtupoolik armamiseks. Isegi neil, kellel täna polnud plaanis armuda, see võib juhtuda Pärnus, sest et Pärnu on linn, kus kired löövad erilise hooga lõkkele. Pärast sellist kuuma armastuse lugu kuluks üks teisest laadist muusikapala ja see on üks Tšehhi polka, mis kannab pealkirja Netolitška ja tõlkes võiks ta siis kõlada nõelakas ja polka. Täpselt ei tea, kas on siis mõeldud mõnda Virka Rätsepa või on hoopis mõeldud sellist toredat aia looma nagu siil, kus on neid nõelu päris palju. Igal juhul Ladislav Kubers on selle loo kirjutanud ja kannab pealkirja Netolitška polka, nõelakeste polka. Nii, ja selles nõelakeste loos mängis soolot Pikkola flöödil Elo Keskküla. Ja loomulikult ka meie tenoribaritoni rühm koosseisus Raido Koppel, Jean-Marie Lenarts ja Teet Suursild. Ja lugu, mis tuleb esitusele, on armsaks lauldud Artur Rinne poolt ja kannab pealkirja Emajõe jutustus. Ja huvitav tähelepanek on ka see, et meie Pärnu jõgi oli omal ajal saksa keeles kutsuti Embekke, ehk siis samuti Ema jõgi. Nii et see võib olla Tartu Emajõest, aga võib olla ka Pärnu Emajõest. Igal juhul ilus lugu ja ilus jõgi.
ja kallimast. Emajõe võimas kohi jutustab Pasurakoor! Õnn tuli õuele! No tehti ikka vanasti ilusaid lugusid. Huvitav, miks tänapäeval enam ei või olla lihtsaid, selgeid meloodiaid. Ja järgmine, mis on ühtlasi ka meie kontserdi viimane pala, Mürzthaler marss, sest et mürtsu peab saama ja nalja peab ka.
Punamäe metsad murul keib lahke Soome laele. See on see maa, kus minu häll kord kiikus ja mu isadel, sest lauljem nüüd ja ikka ka, see ilus maa on minu kodumaa. Pasunakoor õnn tuli õuele, tänab teid ja kummardab teie ees maani. Selja tagant üks kaunis daam ütles, et kas lisalugu ei saagi. Kuidas siis teisiti? Loomulikult tuleb ka lisalugu. Nii et me oleme väga rõõmsad, et te kõik tulite siia ja olite koos meiega ühe toreda õhtu tunnistajateks. Nii et võtkem see rõõm muusikast ja koos olemisest endaga kaasa ja uskuge, maailmast saab natukene parem paik. Ja lõpetuseks lugu pealkirjaga Petit Tonkinoa ja rahvakeeli välja öeldes Tinna. Ilusam tants on Tinna, seda tantsitakse nõnna. Samm ette, samm taha ja kükkakille maha. Elu ilusam tants on Tinna, seda tantsitakse nõnna. Samm ette, samm taha ja kükkakille maha. Läks üles silla, tal saba tegi tilla, tilla. Samm ette, samm taha ja kükkakille maha. Üks kass läks üles silla, tal saba tegi tilla, tilla. Tema ütles, las tulla ja klaapis peale mulla. Tartu linnas, mul ära kaadus kinnas. See kinnas oli hinnas, no kes kord tema sisse pinnas. Ma käisin Tartu linnas, mul ära kaadus kinnas. See kinnas oli hinnas, no kes kord tema sisse pinnas. Mees on miilits, tema mööda linna hiilib. Samm ette, samm taha ja kükkakille maha. Elu ilusam tants on Tinna, seda tantsitakse nõnna. Samm ette, samm taha ja kükkakille maha. Pasunakoor! Õnn tuli õuele! Kummardab ühe korra veel teie rõõmuks. Nagu ma enne ütlesin, et meil on juubelihooaeg ja meil on ka väikesed lillekimbud välja pandud tublimatele solistidele. Ja lillekimbud on välja pannud siis selline väikene kodune
firma nägu Kirsi õied ja Kirsikivi talu perenaine Liis, näete seal hõbedases kostüümis, on juba valmis oma valmistatud lillekimpe jagama. Nii et kui ka teil peaks olema huvi nende kauniste looduslike lillekimpude vastu, siis võite selle kena väikse prouaga ühendust võtta. Aga meie kõigepealt tahaksime tänada meie pasunakoori naisterahvaid, kes on ennast täna kenasti lille löönud ja õitsenud meie pasunakooriga juba päris mitmed aastad. Kõige kauem on olnud siis meie hulgas Krista Kingo. Nii et ma pakun välja, et tubli 15 aastat kindlasti päris täpselt ei tea, aga ega naisterahvaste puhul ei olegi see väga tähtis, millal ja kui palju täpselt. Järgmisena laekus meie pasunakoori Elo Keskküla. Muusikaõpetaja ja koorijuht ja käsikellade ansambli dirigent. Siis, kui ma ei eksi, tuli Terje Jürivete väikse nuiaga, lõi suure trummi pihta. Ja nüüd siis läheme kirsside juurde edasi. Siin on üks kena blond naisterahvas ja minu lähisugulane, tütar nimelt Elisabeth Kirsi. Mängib altsarve ja mängib ka Tartus pasunakooris samovarid. Nii, tundub, et nüüd on naisterahvastega ühel poole saadud. Läheme edasi meesterahvaste juurde. Nii, meie pasunakooris on rida tublisid mehi, nagu näiteks klarnetimees Erik Reinhold, kes suudab sellest mustast väiksest kepikesest väga võluvaid meloodiaid välja võluda. Nii, järgmisena astusid meil solistidena üles ei keegi muu kui Hans Nuut. Ja no kes siis Hans Nuuti ei teaks, ta on ju legendaarne mudelrongide meisterdaja, konstrueerija ja loomulikult ka vabariigi kõige parem joodeldaja. Nii, järgmisena tahaks lillekimbuga meeles pidada meie noodiseadjat, härra Jaak Ellingut, kes on palju tunde veetnud arvuti ekraani taga, et meie pasunakooril oleks mida mängida. Nii et suur tänu sulle, Jaak, ja suur tänu ka selle tubli flüügelhorni soolo eest, mis sa täna meile mängisid. Nii, palju meil kimpusid jäänud on veel 3, väga hea, väga hea. Järgmise kimbu tahaks anda meie noorele mastimännile Arnold Sanglep. Huvitav mastimänd, aga ise on lepp. Sangaga lepp. Tubli laulumees ja ma usun, et sellest mehest te kuulete veel kõvasti. Järgmisena tahaks anda lillekimbu meie pasunakoori abidirigendile, härra Priit Aimla, kes on vaieldamatult vabariigi parim kornetimees. Jah. Ja ilmselt tagasihoidlikkusest ma jään nüüd vait. Ja kõige viimane, aga kõige tähtsam lillekimp kuulub meie pasunakoori hingele, eestvedajale, kõike teadjale, kõike tegijale, kõike hoidva, kõike tähelepaneva inimesele ja kui lubate, siis pasunakoor mängib talle ka tussi, kes on hoidnud seda pasunakoori hinges 20 aastat järjepidevalt, iga nädal, iga kuu, iga aasta. Suur tänu, aga nüüd sirge seljaga teadmata tuleviku suunas. Üks asi on teada, et nädala pärast siinsamas kohal mängib Pärnu Jaagupi pasunakoor.